Kas seapekis võis kõrge rasvasisaldusega piimatoodetes ja lihas leiduvad küllastunud rasvad ummistuvad mu veresooni ja põhjustavad ateroskleroosi ja südameinfarkti? Ei, see on ilmselt viimaste aastakümnete üks suurimaid toitumismüüte. Esiteks ei ole südamehaiguste tekkemehhanismid samad, mis ummistunud valamu puhul. Südamehaiguste teket soodustavad paljud potentsiaalsed tegurid, sealhulgas geneetika, põletik ja ainevahetushäired nagu diabeet. Samuti võib toitumisi ja nende muude tegurite koostoime inimeseti olla väga erinev. Teaduslike tõendite kohaselt on seos küllastunud loomsete rasvade ja südamehaiguste vahel nõrk ja ebajärjekindel. Kuigi mõnes kirjanduse ülevaates leitakse nõrk seos, ei leia üha enam metaanalüüse ja süstemaatilisi ülevaateid küllastunud loomsete rasvade ja südamehaiguste vahel olulist seost. Kuna tõendid loomsete rasvade kahjulikkuse kohta on nii nõrgad ja individuaalsed reaktsioonid toidurasvadele on väga erinevad, on üldiselt aktsepteeritud nõuanne vältida küllastunud rasvu, tõenäoliselt ülemaailmne eksitus. Ma ei kaota nii kiiresti kaalulangus on seiskunud. Mida teha? Sel juhul tasub proovida strateegiaid, mis on kõige tõhusamad. Järgige ranget madala süsivesiku sisaldusega dieeti, milles on vähem kui 20 grammi süsivesikuid päevas. Sööge ainult siis, kui olete näljane ja vältige näksimist. Proovige vahelduvat paastumist. Magage piisavalt 7 või isegi 8 tundi ööpäevas ja vältige liigset stressi. Pange tähele, et kui jõuate oma ideaalkaalule lähemale, aeglustub suure tõenäosusega kaalulanguse kiirus. Mingil hetkel on ajutise platoo saavutamine normaalne. Samuti tuleb iga päev ette mitmesaja grammisi kaalukõikumisi. Pole hullu, lihtsalt jätkake sellega, mida olete teinud. Sõbrad, tuletan meelde, et ootame teid meie ennetusmeditsiini kliinikusse, kui soovite võtta kaalust alla. Samuti juhul, kui olete huvitatud anti-age meditsiinist, eluea pikendamisest, krooniliste põletike ja haiguste ennetamisest. Uurime teie elustiili, vaatame individuaalselt läbi ja valime välja optimaalse toitumise, kehalise aktiivsuse, sobitame toidulisandeid ja ravimeid. Registreeruge vastuvõtule meie kodulehel või telefonil 55651677. Olen pidevalt näljane ja tahan söögikordade vahel süüa. Mida peaksin tegema? Teoreetiliselt ei tohiks vähese süsivesiku sisaldusega dieedil toidukordade vahel väga nälga tunda. Kui aga tekib see probleem, peaksite proovima järgmist. Sööge rohkem toitu, eriti rasvarikast. Lisage toidule rohkem rasva, kuni tunnete, et kõht on täis. Lisage toidule taluvõid, pekki, selitatud võid, lisage salatitele oliiviõli. Samuti veenduge, et enamikul toitudel oleks maitsev ja kvaliteetne valguallikas, liha, kala, kodujuust, kohupiim, munad, kaunviljad, need mõõduka piiranguga. Te ei pea olema kogu aeg näljane. Ja kui olete, siis ei söö te piisavalt rasva ja valku. Kas aju ei vaja süsivesikuid ja suhkrut? Ei. Isegi range madala süsivesiku sisaldusega dieedil saab aju toituda peamiselt rasvast ehk tehniliselt ketoonidest. Kui süsivesikute tarbimine on väga madal, muudab teie maks keha rasva või toidust rasva ketoonideks, mida aju saab kasutada kütusena. Lisaks suudab teie keha glukoneogeneesiks nimetatava protsessi kaudu toota mis tahes vajalikus koguses glükoosi, muutes teised toitained glükoosiks isegi siis, kui te üldse süsivesikuid ei söö. Süsivesikuid pole toidus vaja, aju töötab ilma nendeta suurepäraselt. Ja pidage meeles, teie tervis on teie kätes.